kuidas tulla turule oma uue originaalse ideega, kursusega, et teenida lisatulu või et sellest saaks sinu päris tuluallikas, mitte lihtsalt lisatuluallikas. Ja siis esimene mõte, mis inimestel on, et see on nii keeruline, see on nii raske, kuidas ja mismoodi. Siis tegelikult on see, et siin maailmas ei ole mitte midagi originaalset või uut. Et mingisugune raamat, väga hea esitlus, väga hea kursus, et midagi, mida sa oled ise tarbinud, vaadanud, kuulanud. Ja siis sa mõtled, issand, kui hea see on, ma tahaks sama head asja teha. Siis tegelikult sa saad seda teha. Et kõige parem toode või teenus, mida sa saaksid pakkuda turul, on see, mida sina ise oledki tarbinud. Lihtsalt lisades sinna oma nii-öelda salajase kastme. Midagi, mis on sina, mida keegi teine ei saa kopeerida. Et kui sa oled nagu, et maailmas ei ole mitte midagi uut. Et kui sul on nutiseade või arvuti läheduses, siis üks võimalus on, et mine YouTube'i ja pane sinna otsingusse Michael Jackson vabandust, ja Bob Fosse. Ja vaata seda videot. Et Michael Jackson ei leiutanud neid oma kuulsaid liigutusi. Et seal videos on väga hästi näha, kuidas Bob Fosse neid teeb. Et tema lihtsalt kopeeris ja lisas sinna midagi endast. Siis on olemas ju ka selline ütlus, et head artistid, kunstnikud kopeerivad, suurepärased varastavad. Et kust siis tulla nagu selle peale, et missugust asja sina saaksid teha, on see, et lihtsalt mõtle nende asjade peale, mis sulle endale meeldib. Mida sa oled ise tarbinud ja teinud. Ja mitte lihtsalt kopeerid seda, vaid mudeldad. Võtad sealt need head asjad, lisad oma salajase kastme vürtsi juurde ja sul ongi see olemas. Et see toode, teenus, kursus, millega sa turule tuled, see juba ongi selle pärast 100% erinev, sest seal on juures see sinu kaste, see sinu ainulaadsus, sinu erilisus. Ja kui sa mõtled nagu, et okei, turul on keegi juba selle tootega tulnud, ma ei tea, turul on hästi palju nüüd kursusi, kuidas teha oma esimene online kursus, on oma online koolitus. Ja see on täiesti okei, sest igal sellel kursusel on oma salajane kaste, mis tuleb selle tegija poolt. Ja tavaliselt, kui sa mõtled ise, missuguseid kursuseid või asju sa oled ostnud, tarbinud, siis ka sina vaatad turul ringi, et missugused erinevad võimalused on seal ja sa valid selle, mis kõnetab sind. Ja nüüd, kui sina oled see samasugune kursuse looja, siis sinu ülesanne on tuua see oma nägemus turule, sest keegi teine ootab seda sinu lähenemist, sinu energiat, sinu viisi, kuidas sa asju õpetad, selgitad, arusaadavaks teed. See, et turul juba on teistsugused, samasugused tooted, mis siis? Ja kui sa nagu mõtled selle peale, siis missuguseid kursuseid sa oled ise ostnud? Võib-olla sa oled ostnud, võib-olla
tarbid tasuta, aga võib-olla oled ostnud mõne kursuse. Võib-olla oled ostnud mitu. Ja tead, mis kõige ägedam on? Me kõik oleme erinevad. Ma arvan, et minu siin podcasti kuulajate seas ei ole ühtegi inimest, kes oleks ostnud täpselt samu kursusi, mis mina olen ostnud või siis sina oled ostnud, et me kõik oleme erinevad, meid huvitavad veidi erinevad asjad. Ja siis, kui me tarbime neid erinevaid asju, siis sealt kokku panna see sinu unikaalne lähenemine ja nägemus, siis sealt saabki alguse täiesti uus toode. Ja kui me nüüd räägime sellise pakkumise tegemisest, et 997 eurone kursus, pakkumine, mida turule tuua, appi, kust ma alustan, mis ma teen, siis tead, see toode on sinul juba olemas. Ja täpselt need samad kursused, töötoad, raamatud, mis sa oled, kõik, mis sa oled tarbinud, see ongi see, milles sa saad selle kursuse juba kokku panna. Ja kui sa praegu nagu ikka mõtled, et kuidas, mida, siis mõtle ka nendele membership lehekülgedele, mille liige sa oled, et mis seal õpitakse või kuidas õpitakse või ja siis need kursused tõesti, mis sa oled õppinud, et ja kui sa nüüd tõesti vastad mulle, et hei, sina pole oma elus nagu ühtegi kursust ostnud ega tarbinud, sest tead, ma ei tea ühtegi väga head eestikeelset kursuste platvormi, aga näiteks mine rahvusvahelisele väga suurele platvormile udemy.com. See on siis selline platvorm, kus inimesed müüvad oma kursusi üli, ma ei tea, naersuväärse hinnaga. See on üks põhjus, miks olla ise kursuste tegija ja koolitaja, et sa ei müü neid seal 10-15 euro eest, vaid sa saad küsida oma väga hea kursusest 997 eurot. Näiteks. Või veel rohkem. Aga näiteks, kui sa tõesti ei ole kunagi ostnud ühtegi kursust, siis mine lihtsalt sinna Udemy lehele, pane sinna märksõnaks otsingusse see valdkond, mis sind huvitab. On see näiteks koerte toit, personal development, mis iganes teema. Ja filtreeri need teemad ära selle järgi, et kus on kõige rohkem näiteks review'sid antud, et tagasisidet, et see näitab seda, et kui populaarsed need kursused on. Ma ei mäleta, mis seal, et või siis, mis see teine hea märksõna on, most review'd. Ja noh, highest rated, aga seal ka, et pigem see most review'd näitab seda, et nad on võimalikult populaarsed. Et vaata neid, mis seal topis on, mis sinu teemas huvitavad ja mine ja osta need kursused ära. Lihtsalt mine ja osta need kursused ära ja vaata läbi. Ja kuidas siis teha seda kursust nagu seda valdkonda, mis sina tahad teha, et kuidas seda teha siis sinu omaks. Ongi see, et sa saad vaadata, et mis on need edukad kursused, mis on need pealkirjad, mida nende edukate kursuste juures kasutatakse, mis on see sisu, mis nende edukate kursuste juures kasutatakse ja siis natukene nagu võta kõigist nendest 3 kursust, mis sa just läbisid, ja lisa see sinu salajane kaste, kuidas sina asju näed või mõistad ja lisa see juurde nagu sinu kogemused ja näited ja sul on täiesti 100% uus, ainulaadne, sinulik kursus, mis on unikaalne sinule. Et kui sa oma kursusele, teenusele lisad juba juurde iseenda,
siis see juba ongi täiesti uus asi. Sest see, kes oled sina, see on unikaalne ja ainulaadne. Ja see koht ongi see, kus kui keegi teine on juba varem mingi teenuse teinud, siis mis siis? See on ikkagi nagu sinu teemana. Et see on kõige lihtsam strateegia. Kui sa oled täiesti ummikus, aga sa tead, et sa tahad midagi teha, siis lihtsalt mine ja vaata. Ja siis ma olen kuulnud, et inimesed tunnevad, et ma olen siis nagu petis ju, et ma kopeerin kellegi teise asju. Ma ei tea, mine vaata seda Michael Jacksoni videot. Et ja ma just rääkisin sellest, et sa lisad selle salajase kastme, mis on sina, siis see toode või teenus või kursus ei ole koopia. Ja mis tegelikult elu näitab, kui sa püüad kedagi teist kopeerida, siis väga vähe tõenäoliselt sa saavutad sellise edu, mida see teine inimene saavutas, sest sa lihtsalt kopeerid. Aga kui sa nagu mudeldad seda ja lisad enda sinna juurde, siis see võib olla väga-väga suur edu. Ja kui me nagu mõtleme selle sinu unikaalsuse peale ja sinu teadmiste asjade peale, siis sinu ainuke töö ongi teisi inimesi teenida, teisi inimesi aidata. Ja seal on inimesed, kes oled sina, ma ei tea, Mari, Jüri, Janar, Meelis, et sa oled sina ja seal on teised inimesed, kes vajavad seda sinu nägemust, sinu unikaalset lähenemist. Ja sinu töö on tuua välja see oma unikaalsus. Ja siis, kui sul on kas või üks inimene, kes saab kasu sellest, mida sina teed, siis sulle öeldakse ja hästi tehtud, aitäh sulle. Ja sinu ülesanne ei ole kõigile kõike pakkuda, vaid ongi neid inimesi, kes vajavad seda sinu unikaalset nägemust, sinu unikaalset energiat, sinu unikaalset sõnumit, mis sinul on siia nagu teistele pakkuda. Ja need inimesed tulevad sinu juurde. Sa oled nagu magnet. Ja kui sa oled täiesti alustamas, siis ei tasu ka alahinnata seda, et kas sul on üks klient või sul on 50 klienti või sul täitsa puudub e-maililist ja sul ei ole mingit sotsiaalmeedia jälgijaskonda. Ja võib-olla seal on ainult üks inimene või 10 inimest, sõbrad, tuttavad, et ei, see kõik on väga hea. Mitte kunagi ei tasu nagu alla suruda seda, mida sa juba oled saavutanud või kes on sinu ümber. Et kui sa tuled turule oma uue toote või teenusega, siis lihtsalt, et olla suurepärane, lihtsalt tulebki mängida ilusasti. Ümbritseda end õigete inimestega. Kui raske meil vahel on see, et kui me kuskil hakkame üksi oma arvutis nokitsema, päriselt jõuda nende asjadeni, kuhu me jõuda tahame. Et vaata, kes on sinu ümber. Kas need inimesed aitavad sul jõuda sellele järgmisele tasemele, saavutada neid eesmärke, mida sina tahad. Ja ole valmis tegema tööd. Sest mitte miski ei tule lihtsalt sellepärast, et ma ei tea, ma manifesteerin või teen oma visioonitahvli ja siis jään diivani peale istuma, käed ristis ja nüüd see õnn tuleb mulle sinna ukse taha. Ei, sa pead olema valmis ka ise neid samme tegema ja astuma ja mugavustsoonist välja tulema, et jõuda järgmisele tasemele, jõuda nende eesmärkini, kuhu sa jõuda tahad. Vot, sellised mõtted täna selle kohta, kuidas sina saaksid tulla välja uue kursuse, toote või teenusega. Ja kui sa tunned, et sul on veidi vaja tuge, abi, et
päriselt need asjad juhtuma panna, siis oktoobri keskpaigas ma teen täiesti tasuta 4-osalise kursuse, mis kannabki nimetust, et make it happen, tee ära see, mida sa oled edasi lükanud. Ja kui oma kursuse, toote või teenusega turule tulemine on üks neist asjadest, mida sa tahaksid ära teha, siis vaata siia podcasti noteside alla ja pane need kirja ning näeme kursusel. Tšau! Ja kui sa väärtust said, pane like ja share'i sõbrale ka. Tšau!